Nendest solistidest, kes sel hooajal Rahvusooperis üles astuvad, räägime täna ooperijuht Mart Mikuga. Kes on need külalissolistid, keda me sel hooajal Estonia laval näeme? Võib-olla kõige suurem heameel on, et Luc Robert, Kanada tenor, kes on meil laulnud siiamaani Faustis, Rigolettos ja Bohemis, tuleb nüüd välja Carmenis Don Joséna ja kui kellelgi on jäänud veel kahtluse kübe, et kas meil käivad siin sellised solistid, kes kuskil mujal tööd ei saa, siis Lüki selle suve ehk selline tipphetk oli see, et ta laulis seda sama Don Joséd Samolinna ooperifestivalil ja tulevikus ootab teda Metropolitan Opera New Yorgis. Teine tore tutvus on Itaalia tenor Giordano Luca, kelle võib-olla selline kõige säravam tunnustus on see, et ta on saanud Cardiffis The Singer of the Year konkursil publikupreemia, mis on ka väga suur tunnustus. Tema on meil laulnud paar etendust Bohemi ja nüüd ta tuleb välja Rigolettos Herzogina. Ja üks kolmas külalissolist oli selline juhuslik leid. Nimelt meil oli möödunud hooajal üks selline Traviata etendus, mis sattus ohu alla, et see peaks ära jääma, kuna eelmisel hommikul ei olnud meil ühtegi tervet sopranit ega tervet tenorit ja siis sai selline väga kiiresti leitud üks Tšehhi sopran Maria Faitova ja kuna see etendus osutus selliseks väga erksaks ja meeldejäävaks, siis me otsustasime seda suhet nii-öelda pikendada ja kutsusime ta laulma Faustis Margaretet. Millised oma maja solistid säravad kas siis mõnes uues rollis või on kuidagi sel hooajal erilise tähelepanu alla? Meie solistid on kõik head, aga võib-olla kui niimoodi välja tuua, siis peaks alati andma tunnustust noortele, kes on tulnud välja ka näiteks koorist. Meil on Pavla Balakin, on nüüd juba teist hooaega solistina ja oma esimesed sellised rollid on teinud ka Olga Zaitseva. Nii Pavlo kui Olga on mõlemad hästi töökad, hästi ambitsioonikad positiivses mõttes ja kindlasti saame neid kuulda veel.